Nii, tere tulemast tagasi siis väikselt pausilt, loodan, et mind on tahapoole ka kuulda ja hakkame uuesti siis uue sessiooniga peale. Minu nimi Madis Pärn, EMC tehnoloogia konsultant ja tihti need ettekanded võivad olla erinevad, eks ole, et täna minu oma ei ole nii palju klassikaline selline toote ülevaade, kui et rohkem niisugune jätk nendele keynote'idele, mingis mõttes selline strateegia ja kontseptsiooni valgustav ettekanne, kui et mingi konkreetse toote põhine siis. Mõte selles, et minu käest on viimasel päris palju küsitud inimesed, kes teavad, et mis suhted on EMC ja VMware'i vahel näiteks, et vaadates nüüd VMware'i toote uudiseid näiteks, mis siin viimasel VMworldil välja öeldi ja üldse arenguid mõlemas firmas, siis on näha, et nagu palju asju selline kattuvaid ja tihti isegi otseselt konkureerivaid ja et mis siis värk on, et siis miks on nii ja mis see tähendab ja mis see vaene klient siis peaks tegema selles mõttes, et need ongi need vastused, mis ma nagu üritan siis anda oma ettekande käigus. Et kõigepealt firmast endast natukene paari sõnaga rääkida, et EMC-s täna nagu korporatsiooni mõttes on 3 sellist põhibrändi, EMC ise, information infrastructure näol, siis VMware, mis puudutab kõik võimalikke seda data center tarkvara kihti ja pluss siis selline firma nagu Pivotal, mis puudutab kõik võimaliku platvormi tarkvara pool ja kui lühike vastus, ütleme EMC selles mõttes on natuke unikaalne, kuigi see on nagu üks firma, üks kontsern, aga samast kõik need samad 3 ühikut käituvad täiesti omaette. Neil on vaba valik partner suhetesse astuda kellega tahes. Nii näiteks ongi, et kui ütleme, EMC näiteks teeb koostööd mõne 3. firmaga, see ei pruugi meeldida näiteks VMware'ile, aga kahju küll, et lihtsalt selline on nagu strateegia ja taktika, et lõpuks antakse kliendile nagu vaba valik selles mõttes ja kliendile otsustada see, et seetõttu ongi, et vaadata kas või ka EMC enda tooteportfelli või eriti rääkida 3 sellisest brändist, et siis on päris palju selliseid ülekattuvusi ja need on seal selles mõttes meelega ja lastaksegi lõpul nende turul või kliendil või teil otsustada, et mis on õige. Et meie lõpuks ei ole need, kes ütlevad, et mis on õige ja mis on see ainu valdav siis, et aga räägiks siis natukene siis asjast endast. Ettekanne ise näeb välja selles pealkirjas juba niimoodi palju küsimusi, eks ta rohkem ise küsin, ise vastan tüüpi asi ongi, et mul on ports küsimusi, millele ma üritan siis ise ära vastata samas ka. Et esimene küsimus on siis, kuna jutt käib software defined erinevatest asjadest, ütleme, laiem kontseptsioon on software defined data center, mille alamosad on siis software defined networking, compute ja storage. Mis asjad täpsemalt on, ma ei hakka rääkima, sellest on juba ka palju juttu olnud, erinevad vendorid, erinevad nurga alt nedasi, aga küsimus, et kas kõik see jutt on lihtsalt jutt või on seal nagu mingisugust nagu substantsi ka taga selles mõttes. Ja selleks, et natuke rääkida asjadest, et peaks ennem ühed mõisted selgeks saama. Et mis asi on see software defined, et mida me selle all mõtleme? Seal on põhimõtteliselt 3 osapoolt selles kontseptsioonis. Esimene on siis niisugune mõiste on olemas ingliskeelne väljend selle kohta control plane ehk et mingisugused kontrollimehhanismid või seadistusmehhanismid, mis määravad ära, kuidas keskkond, räägime konkreetsest mingist serveri keskkonnast või võrgu konfiguratsioonist või storage'i konfiguratsioonist ja kuidas see täpselt toimib ja on. Selleks, et rääkida software defined, selles mõttes näiteks storage'ist või asjast tähendab seda, et see konfiguratsiooni kontroll peab olema eraldatud allolevast riistvarast. See on üks aspekt. Teine aspekt on variant, et see mingi konkreetnes riistvarast toestatud funktsioon, näiteks, ma ei tea, kas või RAID-i arvutused storage'is näiteks või mingisugune, ma ei tea, replikatsiooni tarkvara või mingi replikatsiooni funktsionaalsus näiteks, ei ole mitte realiseeritud konkreetselt nüüd sellises kinnises süsteemis, vaid ta jooksebki nende avaliku tarkvara, nii põhimõtteliselt võib oma riistvara valida näiteks mingisuguse commodity serveri ja sellest ehitada siis välja mingi oma endale vajaliku süsteemi, on see siis storage, mingisugune, ma ei tea, mis iganes muu IT-komponent, aga põhimõtteliselt see funktsionaalsus ise on siis eraldatud sellest allolevast riistvarast. Ja põhimõtteliselt 3. pool siia juurde käib siis see, et iseenesest kogu siis see software defined põhimõtteliselt eeldab või tähendab seda,
et kogu keskkond on programmeeritav läbi mingite standardsete liideste. Ehk et siin on võimalik siis kas mingite tehtud vahenditega külge minna või mingite skriptide, mingite muude automatiseerimisvahenditega. Kogu keskkond on programmeeritav. See on nagu 3 eraldi või tähtsat aspekti selle software defined kontseptsiooni juures, kui me sellest räägime. Miks me seda teeme? Eelmine oli, eks ole, et kuidas või mis see tähendab, miks me seda teeme, on see, et põhimõtteliselt, kui me näha on, et kuidas, eks ole, näiteks mida VMware, mida virtualiseerimine on teinud serveri, siis arhitektuuridega on see, et kui varem eks ole, me tegelesime otse serveri konfigureerimistega, täna põhimõtteliselt meie server on tarkvara, eks ole, seal ei ole ühtegi riistvara komponenti selle serveri enda konfiguratsioonis, et me määrame ära mitu vCPU-d, palju mälu, palju mingid komponente on, mitu HBA, mitu võrgukaart, eks ole, ja meil on võimalik nagu palju rohkem standardiseerida ja automatiseerida kogu seda poolt ja samuti eks ole, muuta keskkonda palju paindlikumaks. Täna on uue serveri tegemine puhtalt näiteks, ma ei tea, mingis virtuaalkeskkonnas võtab aega minuteid, eks ole, võrreldes füüsilise serveri konfigureerimise ja tegemisega, eks ole, et see annab meile palju suurema paindlikkuse ja kiiruse oma süsteemide ülesehitamisel ja muutmisel. Ja kolmandaks, see annab palju uusi võimalusi, et mis varem oli puhtalt selline riistvara funktsioon, on täna võimalik siis sellise software defined kontseptsiooniga, seesama, et näiteks me jooksutame mingisugust funktsionaalsust lihtsalt commodity riistvara peal, on võimalik, eks ole, täiesti uusi arhitektuurilisi lahendusi välja mõelda, sama mingite commodity serverite peal storage näiteks ehitada üles, et põhimõtteliselt miks mitte ja see on ka üks võimalik tee, kuhu asjad liiguvad täna näiteks. Et see on nagu siis 3 asja, et miks me seda teeme. Et kui natuke võib-olla on raske mõista võib-olla seda control plane ja data plane, ingliskeelsed terminid, millest juttu oli siin, et näide on selles, et raudtee puhul on meil ka olemas alati üks mingisugune rööpmeseadmise komponent kuskil ja siis on need rööpad ise, eks ole, ja põhimõtteliselt see oleks nagu analoog sellele control plane ja data plane'ile, et meil on mingi süsteem, eks ole, mida me kasutame ja millel on siis olemas mingi kontrollimehhanism või kontrollielement ja pluss siis see andmete liigutamise, näiteks IT puhul, eks me räägime andmete liigutamise element ise, et on nagu 2 sükest arhitektuurilist fundamentaalset komponenti siin juures. Et kui vaadata nüüd 3 põhikomponendis, kui me räägime, eks ole, software defined data center, täna on kui IT infrastruktuuris on 3 põhikomponente, compute, network ja storage, et kuidas need asjad nagu omavahel siis välja näevad, et hakata pihta kõigepealt näiteks serverite poole pealt, control plane või operatsioon, mida me seal teeme, näeb välja midagi umbes sellist, et me konfigureerime, eks ole, mingi virtuaalmasina, näiteks nii mitu CPU-d, mälu, mitu HBA-d, mitu võrgukaarti, millise konfiga ta on, et see on nüüd selle control plane'i operatsioon, eks ole. Teiselt poolt, kui vaadata, siis nüüd konkreetselt data plane'is, mis juhtub, on see, eks ole, et mingisuguse pointerid laetakse kuskile mällu ja mingid, eks ole, prose käsud tõlgendatakse näiteks hyperviisori poolt ja ütleme, käib niisugune siis protsessori tasemel mingite asjade tegemine, eks ole. Sama lugu võrgu tasemel, jälle, eks ole, me konfigureerime ära võrgu mingid elemendid, näiteks 2 switchi vahel mingisuguse või 2 ruuteri vahepeal mingisuguse spetsiifilise konfiguratsiooni VLAN-ide või alamvõrkudega või nii edasi. Ja samas jälle nüüd selles võrgus endas, eks ole, põhimõtteliselt see data plane operatsioon, mis käib, on see, et loetakse midagi ühest pordist sisse, tehakse mingi operatsioon, näiteks kontrollitakse sealt, kirjutatakse asi teise porti välja, eks ole. Et need on need näited siin. Storage'i puhul on sama, eks ole, et okei, me konfigureerime ära mingi LUNi failisüsteemi, mingisuguse muu kontseptsiooni ja siis anname sellele mingile VM-ile või serverile kätte näiteks, siis jälle data plane operatsioon on see, et loetakse konkreetselt kuskilt mingi fail või loetakse mingi plokk infot, eks ole, edasi, et see on nüüd see erinevus control plane ja data plane'ide vahel. Et üks eripära, mis siin näha on, et põhimõtteliselt need operatsioonid, kõik see control plane'i operatsioonid käivad nagu tunduvalt harvemini, et siin me räägime mingi
ütleme, me teeme seda tüüpiliselt mõned minutis võib-olla või sõltub keskkonna suurusest ja muutmise astmest, eks ole, või mõni päevas isegi kasvõi, eks ole. Ja siin enamasti need käivad siis tunduvalt tihedamini ja need ajad, mille jooksul see operatsioon tammuti peab toimima oluliselt erinevad, kui vaadata näiteks, et ala ühe mingisuguse CPU operatsiooni tegemiseks tänapäeval umbes 5 nanosekundit on siia üles toodud ja võrgupordist switchi sees info lugemiseks samuti umbes mingi paarsada nanosekundit, siis eks ole, need on hoopis teises suurusjärgus. Ja üks asi, mis siit veel silma hakkab, on nüüd selle pildi juures see, et kui vaadata nüüd võrgu ja compute poole peal, siis need ajad, millest me räägime, mille jooksul need data plane'i operatsioonid peavad vastuse saama või tehtud saama oluliselt lühemad, et kui storage'i puhul, eks ole, näiteks me räägime siin, ütleme, see on siis 5 miljonit nanosekundit ehk 5 millisekundit on lihtsalt võetud siia juurde, et siis vaadatus on oluliselt teises ajaskaalas. Et see on ka põhjus täna näiteks, miks pärast, kui me võtame mingisuguse võrgu näiteks komponendi, network komponent, et miks pärast ei saa sellest täna veel teha, eks ole, nüüd commodity riistvara peal mingisugust routerit või mingit muud asja või switchi, eks ole, on see sama asi, et siin see on ülikriitiline, et see ühe operatsiooni aeg on nii palju väike, et põhimõtteliselt me saame küll võtta Linux, eks ole, funktsionaalses mõttes ja teha selle pealt routeri, aga võrrelda täna mingisugust sellist enterprise taseme, mingit core switchi või routerit, eks ole, mingite oma ASIC-ute ja muude selliste riistvara komponentidega on oluliselt teise jõudlusega komponentid võrreldes sellise Intel serveri peal Linuxiga ehitatud router, et see on nüüd põhjus. Küll aga annab see võimaluse igal juhul, et näiteks storage'i puhul tuleb see täiesti kõne alla, et iseenesest kui vaadata, et küsimus, et miks ei saaks näiteks teha nüüd commodity riistvara peal ehitada oma storage süsteemi üles, siis vastus on sellele absoluutselt saab ja sinna poole kõik asjad täiesti liiguvadki, kuna see lihtsalt on tehniliselt võimalik täna, mis ei ole võimalik näiteks siin teha nüüd compute ja network kihtide juures. Et põhimõtteliselt jah, kui vaadata neid valikuid ka, et jälle rääkida rongi analoogis, siis täna neid data plane variante on ka erinevaid selles mõttes ja lihtsalt erineva otstarbe jaoks, eks ole, sõltub sellest jälle, kui storage'i maailmas eriti vaadata, et kui meil on ka olemas mingid kaubarongid, mis veavad, eks ole, võimalikult suurt hulka, eks ole, infot ajaühikus läbi mingus asjas, siin on olemas reisirongid, mis eks ole, võimalikult palju inimesi kiiresti ühest punktist teise, eks ole, või kus siis on jälle vastupidi, on maksimumkiirus on absoluutne eesmärk, näiteks, eks ole, siin vasakpoolne on tegemist magnetpatjadel sõitva rongiga, mida võiks võrrelda täna storage'i maailmas puhtalt flashi baasil tehtud uue põlvkonna reidega näiteks, mis on ehitatud algusest peale, mitte siis ketaste kasutamisele, vaid puhtalt nende pooljuhttehnoloogia üles. Et siin jälle need analoogiad võib-olla ehk tulevad rongi maailmaga võrreldes rohkem välja. Okei, see oli siis ülevaade sellest software defined asjast, et millega tegu. Et räägiks natuke siis kõigepealt, ma olen ühe infrastruktuuri siia üles. Kui mõelda nüüd sellise pildi juures, et me räägime nüüd natuke EMC ja VMware'i vaatest ja võrreldes ja omavahel neid analüüsides, et kes ja mida. Et kui vaadata sellist pilti, mis meil täna siin on, et selline virtualiseeritud keskkond, eks ole, compute, võrk ja storage allpool kuskil sinna hypervisor, eks ole, siis enda cloud, mingi platvorm seal peal, eks ole, opsüsteem, rakenduste kiht, nii edasi, siis küsimus on, et okei, et kui mina oleks, eks ole, VMware näiteks siin sellel pildi peal, et kuhu siis see software defined data center control plane panna, et kuhu see rööpme seadmise koht panna, eks ole. Üsna loogiline tundub seda nüüd vaadata seda pilti, eks ole, siin loomulik singulaarsuse punkt on siin samas all selle hypervisori juures, eks ole, et see oleks kõige loogilisem koht, kuhu see panna, eks ole. Ja täpselt sinna VMware seda ehitab samuti ka. Et nende poolt, kui vaadata, eks ole, põhimõtteliselt kui võrgu pooles näiteks võrrelda, mida see control plane võrgu pooles tähendab, on siis see, et näiteks VMware just nüüd suhteliselt
äsja lõppenud VMworldil USA-s ja teine nüüd VMworld Euroopa üritus on tulemas alles. Kuulutasid välja toote VMware NSX, eks siiamaani oli ESX, mis oli siis serveri virtualiseerimise toode, nüüd on see NSX, mis on siis võrgu virtualiseerimise toode. Kuulutati välja, eks ole, nii põhimõtteliselt, mida nad teevad, on täpselt sama, nii nagu serverite peal täna, et meil jäävad küll riistvaralised nende switchid siin alles, põhimõtteliselt see data plane, kui me räägime võrgu mõttes, jääb alles, aga samas kogu control plane võetakse võrkudest ja switchidest, routeritest, nende komponentidest välja, täpselt sama nagu serveriga täna. Et põhimõtteliselt kogu selle võrgu tegelikult loogiline ülesehitus ja konfigureerimine ja defineerimine, mis asi on meie võrk, millest ta koosneb, on kõik toodud siis siia puhtasse sellesse hyperviisorisse kihti sisse, nende software defined network kihti. Põhineb VMware'i kunagi seal natuke aega tagasi tehtud ostul, Nicira või Nicira on selle firma nimi, mida nad ostsid, tehnoloogia nimi. Nüüd on toode sellest väljas, need põhimõtteliselt plaan on nendel teha täpselt seda sama, mis on ESX-iga tehtud compute maailmas, et virtualiseerida ära kogu võrgu pool. See on selles mõttes tore küll, eks ole, kui on nüüd tegemist VMware kliendiga, aga juhul kui näiteks ma olen nüüd Microsofti klient, eks ole, näiteks Hyper-V mõttes, et sellisel juhul tekib küsimus, et aga definitsiooni järgi, kuna see töötab nüüd VMware'i hyperviisori sees, siis see jätab nagu Microsofti kliendid kuivale, eks ole. Iseenesest vaadata ta muud hyperviisori Xen KVM, kuna VMware andis sama tehnoloogia ka OpenStacki konsortsiumi kasutusse, siis KVM ja Xeni põhised hyperviisorid on kaetud, aga Microsoft on täiesti kõrval, eks ole. Et see on nagu selle miinuspool, millele täna hetkel tegelikult lahendust ka otseselt ei ole. Iseenesest Microsoft ise oma Hyper-V switchi sees, nad on öelnud, et nad jätavad selle liidesed avatuks, need põhimõtteliselt ilmselt mingisugune plaan on, et VMware teeb selle sama NSX toote ühilduvaks ka siis Microsofti Hyper-V-ga, aga selle koha pealt ma ei tea täpselt ajakavasid ega muid asju, aga ei julge need kinnitada ka. Okei, aga sama pilt nüüd storage'i poole peal, et mis siis siin? Üks võimalus on jälle see sama, et eks ole, panna see sama software defined storage'i control plane jälle, eks ole, see konfiguratsiooni kiht, et panna sama hyperviisorisse VMware'i puhul. Sellisel juhul me saame sellised asjad, nagu on storage policy-based management, SPBM ja vVol, mis nüüd küll VMworldil veel välja ei öeldud, aga põhimõtteliselt on öeldud, et tuleb esimene poolaasta 2014, ehk et see on siis storage'i haldus virtuaalmasina granulaarsusega, ehk et iga üksik vVol põhimõtteliselt on nii, et storage on sellest teadlik ja ta saab aru, et see on üks VM, mida siis on võimalik replikeerida, teha tast kloone, snappe, nii edasi, taastada, mis iganes siis plaanis on, eks ole. See on nüüd üks võimalus, eks ole, panna jälle see kontroll siia hyperviisorisse. Esiteks on nüüd see, et tähendab seda teiselt poolt, et siis VMware ütleb, et vaat nüüd teie storage vendorid, olge nüüd kenad, mul on siin siuke liides nagu VASA ja VAI ja igast asjad, eks ole, nüüd ehitage oma RAID, eks ole, et nad töötaks nende API-de vastu, eks ole, toetaksid nende API-sid. Põhimõtteliselt igaüks ehitab oma liidese. Ja teine miinus selle juures on see, et jälle samamoodi definitsiooni järgi juba Xen, KVM ja Hyper-V jäävad sellest pildis kõrvale, kuna see software defined kiht on ehitatud sinna hyperviisori sisse, eks ole. Siis teine võimalus seda teha, nüüd põhimõtteliselt EMC esindab, siis on olemas selline toode nagu software defined storage toode, mis on EMC Viper, kirjutatakse sellisel kujul nagu VIPR, mis põhimõtteliselt siis tuleb nagu asetub siis selle VMware liidese alla ja võimalik nende üks siis ühine storage'i halduskiht teha, nii põhimõtteliselt meil on nagu üks ega VASA ja VAI liidestuse kiht ainult ja kõik võimalikud storage'id, mis seal füüsiliselt all on, konfigureeritakse siis ära juba läbi siis selle sama EMC software defined storage toote. Samuti, mida see võimaldab teha, on tuua pilti tagasi VMware ja muud Hyper-V ja muud hyperviisorid. Et see on selles mõttes jälle kliendi valiku koht, eks ole, et kui talle meeldib VMware, väga tore, on kõige parem, kõige tihedam integratsioon, VMware enda kõik võimaliku funktsionaalsusega on olemas, eks ole,
võimalik teha hüperviisor enda sees, aga juhul, kui nüüd on jälle midagi muud meil vaja, siis on olemas EMC poolt võimalus, et meil on oma nende software defined storage toode, mida on siis võimalik kasutada VMware ja muude hüperviisorite all. See oli siis control plane'ide kohta jälle nagu eristada, et kui me räägime software defined, see on nagu kaks fundamentaalset mõistet, sama ikkagi uuesti veel üle korrata, et meil on control plane ja data plane, eks on siiamaani kogu jutt käis control plane ehk selle keskkonna kirjeldamisest ja konfigureerimisest ja defineerimisest meie data centeri mõttes. Teine küsimus on, et mismoodi neid, kui me storage'ist räägime täna, et mismoodi nüüd see storage data plane, siis see tegelik andmete liigutamine, säilitamine, nende töötlemine realiseerida, et mis võimalused siin on siis? Üks võimalus on jälle nüüd seesama, mida VMware teeb, näiteks oma nüüd hiljuti jälle VMworldil välja öeldud vSAN tehnoloogiaga, ehk et on võimalik võtta nüüd serverite sees olevat, eks ole, siin serverite sees olevad kõvakettad ja need virtuaalselt siis SAN-võrguna välja pakkuda. Ja täiesti töötab maru hästi integreeritud kõigega, kõik konfigureerimine ja ühildamine kõik käib ühest kohast, mingit välistorage'it, eks ole, vaja ei ole, siin on näha pildis, mingit välistorage'it ei ole, kõvakettad serveri sees ja täiesti töötab, mingi täitsa okei variant ja kuna meil tõesti prose jõudu ja võrguressursse, kõik asju on nagu üha rohkem ja rohkem käes, eks ole, siis on võimalik täiesti teha alternatiivse arhitektuurina sellist lahendust ka, ei ole üldse mingi probleem. Aga jälle küsimus, eks ole, nüüd jääb meil välja siit punkt sellest, et esiteks see kehtib ainult VMware'i keskkonna kohta, ei füüsilist keskkonda see ei kata, ega see ei kata ka muid hüperviisoreid, eks ole, need kahjuks jälle siin on nagu see negatiivne pool siin. Et jah, eks ole muud. Siis teine viis oleks seda teha sellisel kujul, et on siis tegemist ikkagi, eks ole, mingisuguse storage'i, üldotstarbelise storage'i tarkvaraga, aga selle asemel, ma korra tagasi, et selle asemel, et meil on eraldi riistvara selle jaoks, nii nagu täna näiteks EMC toodete või teiste toodete jaoks, et meil on konkreetne mingi storage array oma kontrollerite, asjade kõige muuga, eks ole, et lihtsalt see sama funktsionaalsus realiseerida ära nüüd üldotstarbelise riistetarkvara peal, eks ole, et see sama Inteli serverid, võrgukomponendid nii edasi ja siis põhimõtteliselt jooksutada neid samu storage nii replika funktsioone, nende data services funktsioone kui ka siis data plane komponente ise, seda persistence kihti nii-öelda, eks ole, kus siis andmed säilitatakse, mismoodi neid hallatakse, seda jooksutadagi siis virtuaalselt lihtsalt nüüd sama hüperviisori peal, ükskõik milline see hüperviisor siis on. See on raudselt üks võimalik tee, kuhu samamoodi EMC, me ise liigume sinnapoole, täna on paljud tooted saadaval juba sellisel kujul, et ta ei nõua eraldi riistvara, vaid ongi olemas lihtsalt virtuaalse appliance'ina näiteks sama recover point või ja siin muid tooteid on tulemas riburadapidi järgi ja see on absoluutselt üks võimalik alternatiive, kuhu me nagu liigume oma toodetega samuti, et teha siis ära. Et see oli nagu väike kokkuvõte selle arhitektuuri kohta, et kuhu need ja mis komponendid nüüd selle software defined data center keskkonnas nagu üksteist siis katavad. Okei. Järgmine väike teema. Kui vaadata täna kas või EMC tooteportfelli, meil on erineva arhitektuuriga storage'i tooted. EMC on ilmselt nagu eks kõige tuntum ehk võib-olla oma storage'i toodete poolest ja eks ta nii on, ja selles mõttes, et täna vaadata EMC storage'i tooteportfelli, meil on üks, ma isegi mõtleks palju neid võiks olla, ehk võib-olla 4, 5 või 6 isegi fundamentaalselt erineva arhitektuuriga, mitte isegi riistvara poolest, aga arhitektuuri poolest fundamentaalselt erinevat toodet. Küll näiteks tavaline block storage, eks ole, me räägime siin üle SAN-i, on see siis iSCSI või Fiber Channel tehnoloogiatest, eks ole, on see NAS, eks ole, on see siis mingisugune objekti storage, Atmos näiteks ja nii edasi, on see mingisugune scale-out arhitektuur, scale-up arhitektuur, need variante nagu ikka hulgi ja hulgi kas ühelgi tootel, et küsimus, et miks need nii palju erinevaid on ja kuhu poole nagu seal asjad liiguvad, siis natukene räägiks sellest. Natuke üritada neid liigitada, et kõige levinum on midagi sellist, et
meil on, eks ole, mingisugune traditsionaalne, transaktsionaalne, me räägime transactional storage on inglise keeles selle kontseptsiooni nimi, eks ole, me räägime siis mingitest andmebaasidest ja tavalistest ärirakendustest ja sellistest asjadest, eks ole, siis täna meil on tüüpiliselt tegemist mingi sellise 2 kontrolleriga arhitektuuriga, kus taga on siis kettad, eks ole, läbi SAN või NAS võrgu külge ühendatuna. Kui compute komponent kasvab, mingi hetk, eks ole, me ammendame storage'i võimsuse, põhimõtteliselt tuleb siis teine storage siia kõrvale, eks ole, ja uued serverid jälle tagasi. Nii et see on ikka scale-up mudel, eks ole, ja tüüpiliselt niisugune kõige levinum, ütlen meie kontekstis. Siis põhimõtteliselt teine variant on olemas siis nende scale-out arhitektuur, kus sama arhitektuur skaleerub siis kontrollide lisamise teel, eks ole. Aga siiski me räägime sellist traditsionaalsest nende SAN või NAS tehnoloogiatest, transaktsionaalsetest storage'itest. Et siin on nagu teine valik. Ja kolmas on põhimõtteliselt siin on nagu enam-vähem, nad on nagu üksteise sellised alternatiivid või siis lisandub nagu kolmas arhitektuur. Nimetame neid nagu järgmise põlvkonna rakendused või sellised uue põlvkonna rakendused, mis ongi alguselt peale teistmoodi kirjutatud. Siin me räägime kõik võimalik näiteks cloudi ja interneti ja ma ei tea, YouTube ja ma ei tea, Facebook ja mis muud kõike sellised, mis on otsast peale kirjutatud ka sellise teenuse keskkonnas või cloudi keskkonnas skaleeruma algusest peale, et nad ei ole kirjutatud näiteks mingi block storage'i otsa või midagi muud sellist, et seal on tegemist täiesti omaette liidestega, meil ei ole tavalisi nende SAN või NAS tehnoloogiat seal mängus üldse, vaid ongi mingist XML-i ja liideste tasemel pöördumine andmete poole. Standardid on erinevad, siin on palju näiteks kõikvõimalik Amazoni S3 ja OpenStacki Swift ja EMC enda kõikvõimalikud näiteks storage'i liidesed lähevad siia kategooriasse ja XML API'd ja muud sellised asjad, et see on nagu täiesti omaette nagu valdkond, eks ole, sealt siis veel. Vaadata, ütleme esimeses selles kategoorias põhimõtteliselt on nüüd küsimus, et mis on õige, et põhimõtteliselt kui vaadata sellist lihtsamat sorti keskkonda ja universaalset keskkonda, kus meil on nagu vaja natukene midagi kõigest, eks ole, mingi natuke block storage'i, natuke faili, natuke seda, natuke toda, eks ole, niisugune keskmise taseme jõudlusnäitajatega, siis enamasti selline 2 kontrolleriga ja kettad seal taga arhitektuur on niisugune levinum variant, kuhu me jõuame välja. Siis teine variant nüüd selles scale-out arhitektuuri kategoorias on siis, seal on nagu variante rohkem juba. Näiteks üks võimalik valik on selline RAIN arhitektuur, ehk et meil on kogu arhitektuur koosneb üksikutest nõudidest, mis on suhteliselt nagu võib-olla nõrgalt üksteisega seotud, iga nõudi taga on oma kettad ja millest siis koostatakse mingisuguse klaster tarkvaraga siis kogu üks ühine storage'i süsteem. Et näiteks EMC Isilon on sinna klassi, mis koosneb üksikutest nõudidest, Atmos, Avamar, muud sellised nende storage'id kõik lähevad sinna varianti. Siis teine variant on veel, kui on nagu uued tehnoloogiad, näiteks rääkida siin flash array'dest, mis enamasti on samuti koostatud, et nad koostavad mingisugustest üksikutest nõudidest, mille taha on pandud puhtalt ainult ongi flashi moodulid, mitte enam kettadega, siis lihtsalt DIM flashi moodulid näiteks ja nii edasi, et flashi kaardid, et see on nagu üks võimalik samuti sarnane arhitektuur. Ja teine nagu levinud arhitektuur, kus on täna tüüpiliselt kõik võimalikud high-end süsteemid, mis on omavahel väga tihedalt seotud üksikute nõudide kogum, mis moodustavad ühe ühise sellise monoliitse storage'i põhimõtteliselt, siis need kõik kettad on põhimõtteliselt saadaval kõikide nende kontrollerite jaoks, aga nad on omavahel seotud mingis väga nagu kas ma ei tea, InfiniBand näiteks või RapidIO või mingi muu sellise väga tihedalt seotud nende tehnoloogiaga, et see on enamasti sellises olukorras, kui me räägime kõiki võimalikud high-end ja kõrgkäideldavad süsteemid on täna sellise arhitektuuriga. Ja uues siis selles arhitektuuri kategoorias enamasti on tegemist ka väga üksteisega nõrgalt seotud nõudidega arhitektuuriga, kus on kettad konkreetselt üksiku nõudi taga ja kogu siis funktsionaalsus põhimõtteliselt realiseeritakse ära kuskil selles front-endis, et selles samas nende kontrolleris endas mingit väga funktsionaalsust ei ole, seal jookseb mingi lihtne, mingi Linuxi kernel või mingi muu kernel jookseb seal peale kogu lugu, sellega asi piirdubki. Need on jaotud kategooriatesse omakätte veel nimetatakse üle. Ja põhimõtteliselt kõikide nende kategooriate juurde võib veel vaadata, et iseenesest on tegemist nende siis tavaliste toodetega, selliste appliance kujul müüdavate toodetega, näiteks EMC VNX, eks ole, kus tulebki kontrollerid ja tarkvara, kõik on ühes tükis,
või tegelikult kõik sarnased arhitektuurid on võimalik realiseerida ka siis puhtalt tarkvaraliselt, ehk meil on tegemist siis sama virtuaalsete appliance'itega, mis näiteks on omavahel, ma ei tea, 2 kontrolleriga süsteemiks või mitme kontrolleriga süsteemiks ühendatud, nii et põhimõtteliselt see ei eelda nüüd sellist dedikeeritud riistvara siia juurde, et see on nagu see valik siia. Mõned vendorid, kes siin nüüd esinevad igas kategoorias siin, teises kategoorias, nagu me rääkisime, mängib tegelikult kaasa ka sama VMware, kellest ma siin just hiljuti võrdlused tõin, eks oma vSAN tehnoloogiaga, mis on täpselt just see, et meil on võimalik iga siis ESX hosti taha panna mingisugune ports kettaid, nendest virtuaalselt tekitada SAN-võrk ja anda siis välja kõikidele virtuaalmasinatele, et see on täpselt see mingi sarnane arhitektuur, midagi nagu siin, eks ole, et aga puhtalt nüüd tarkvarast tehtud riistvaralisi dedikeeritud komponente seal ei ole. Ja siin on siis mõned sama, ma nimetasin Amazon S3, näiteks OpenStacki Swift, eks ole, ja siin EMC enda tehnoloogiad, erinevad tooteplatvormid kasutavad seda sama, eks Amazon või Centera ja ICEL on oma liidestega näiteks kasutavad sama sarnaste lähenemist ka. Et see on siis see. Et miks ei ole võib-olla natuke veel, et miks need erinevused on, et kui vaadata üldse sellist täna nagu rakenduste sellist maastikku, et mis meil olemas on, et miks ikkagi ei ole ühte ainsamat, kõige õigemat arhitektuuri, on see, et lihtsalt meil on kõik võimalikke erinevaid rakendusi, et on väga kõrgkäideldavaid rakendusi, mis nõuavad väga suurt jõudlust, on sama selle kõrgkäideldavad, aga nõuavad, ütleme, jõudlust ei ole nii palju, aga mahud on väga suured, kõik võimalikud, ma ei tea, videotöötlused, sama mingisugune, ma ei tea, iTunes, YouTube, iCloud, kõik muud sellised asjad, eks ole. Siis on suur hulk mingeid asju, mis nõuavad suurt mahtu, ei nõua jõudlust ega käideldavust ja see valik nendest asjadest on nagu väga palju erinevaid siin ja sellest sõltuvalt ongi need vaadata nüüd sama, et kuhu need arhitektuurid vastavalt siis paiknevad, et tüüpiliselt selline high service level, high performance siis läheb sellisesse omavahel tihedalt seotud scale out arhitektuuri ja ma lasen nad siia ette, ma ei hakka üksikult kommenteerima neid üle, et põhimõtteliselt neid variante nüüd ongi, et me näeme, et kus on mingi arhitektuuri tugevus, tüüpiliselt see kipub nüüd sinna kanti nüüd olema, et see siis on. Aga nüüd üks küsimus veel, mis ma tahtsin vastata, et kui mõelda, et täna tõepoolest enamik, kui me räägime storage toodetest, eks ükskõik on see EMC, mitte EMC, vahet ei ole. Enamasti täna nad ostetakse nagu appliance'i kujul, eks ole, et see on mingisugune dedikeeritud riistvara ja seal peal jookseb siis, ma ei tea, EMC enda või mingi, mis iganes, mingi opsüsteem põhimõtteliselt jookseb seal peal, eks ole, mis realiseerib siis kõik ära need storage'i funktsionaalsuse kui sellise, et miks ei ole täna võimalik näiteks kogu, siis ongi, et miks kõik storage süsteemid ei oleks võimalik ära realiseerida otse puhtalt just vastupidi tarkvaras, eks ole, et miks meil on vaja eraldi riistvara sinna juurde, on küsimus, et ja sinna on, me järjest läheneme sellele, et see saab võimalikuks ja sinna poole absoluutselt liigutakse, ja see on kindlasti üks võimalik alternatiiv arhitektuuri juures, aga miks üks vastus võimalik sellele on see, et vaadata, siin on nagu üks klassikaline storage array, kus on kõvasti kettad, eks ole, siis sama mingi commodity komponent, täna kõik levinumad storage arhitektuurid kasutavad Inteli protsessid ja tavalisi mälusid, sisuliselt vahet ei ole. Ja siin samamoodi näiteks see kontrolleri komponent on ainult üks pisikene jupp siin all, ülejäänud kõik on kettaid täis, eks ole. Ja lihtsalt üks kasvõi lühike küsimus on see, et enamasti, kui inimesed küsivad, miks ei oleks võimalik tarkvaras realiseerida sama storage'i süsteemi, esimene asi, mille peale mõeldakse, on enamasti jõudluse küsimus, et riistvaral on parem jõudlus. Tegelikult täna see ei ole enam üldse argument, et jõudlus me suudame mingisuguse üksikute protsentidega virtuaalsest keskkonnast täpselt sama jõudluse saavutada kui eraldi riistvara peal, et see ei ole nagu probleem. Aga probleem on täna veel see, et enda inglise keeles hea nagu failure handling, et selles mõttes, et mingi vea olukordade käsitlemine põhimõtteliselt, nüüd kui midagi juhtub mõne komponendiga, et kuidas süsteem siis ümber organiseeriks ennast ja sellest teada annaks, näiteks et selles samas reis on siin ka hea tore pilt selles mõttes, et kaugele väga ei ole näha, aga põhimõtteliselt siin on nüüd näha, et ühel kettariiulil, ühel kettal on siin oranž tulipõleb, mis tähendab, et see ketas on nagu läbi, eks ole, et sellist funktsionaalsust täna commodity riistvara peal ei ole võimalik teha,
et kui meil on mingi serverite taga suur hulk ettevõtteid, panna siis kas või väike tuligi põlema või üldse nagu organiseerida kogu selle keskkonna ümber tegemine edasi, et noh, need asjad näiteks vajavad veel eraldi riistvara innovatsiooni ja riistvarast tehtud funktsioon, aga järjest rohkem ja rohkem me liigume sinna poole, et tõepoolest on võimalik võtta lihtsalt server, mis iganes meile meeldib, panna sinna mingid kettad taha ja sellest tehagi siis selline stories täpselt nagu meile endale meeldib. Tahan teen sellise, tahan teen teistsuguse, tahan konfigureerin nii, tahan konfigureerin teisiti, et see on täpselt nagu see, mille poole me kõik liigume. Kui vaadata lühidalt korra veel EMC enda Software Defined Storage'i strateegiat, et siin korra sai juba mainitud ka, et EMC on olemas siis selline toode nagu Viper on selle nimi, mis ongi Software Defined Storage toode sisuliselt. Ja nüüd juba kui keegi vähegi on nagu hoidnud kõrvad silmad lahti mu ettekande jooksul, peaks juba aru saama, et kui me räägime software defined millestki, me räägime kahest asjast ja samamoodi on Viperiga ka, et ta koosneb siis kahest poolest, see control plane ja data plane pool. Et esialgu on siis plaan selles, et nüüd release 1, kui see toode väljas on, just mingid mõned nädalad tagasi tuli general availability talle, täiesti võimalik osta, panna üles toodangusse ja nii edasi, on siis ära realiseeritud põhimõtteliselt siis see controlleri pool, ehk et ta siis siis abstraheerib ära kogu siis all oleva storage'i halduse, ükskõik on see tegemist ükskõik millise EMC enda storage'iga või siis mingi kolmanda osapoole storage'iga või täiesti siis commodity storage'iga, lihtsalt server ja ketad küljes, et näiteks tema konfigureerimine sellisel puhul kõik võimalik näiteks mingisugune storage'i kataloogi koostamine, mingite storage'i haldusoperatsioonide tegemine käib täpselt ühtemoodi ja on automatiseeritud, eks ole, nii edasi ja on olemas mingisugune näiteks chargeback tugi ja raporteerimine kasutuse kohta ja muud sellised cloudi kasutusele omased atribuudid on automaatselt realiseeritud siis selles controlleri kihis. Ja edasi, mis plaanid selle tootega on siis minna ka data service'ite poolde. Esiteks täna näiteks on juba olemas, ma tulen korra siia, et täna esiteks on olemas nüüd seesama uue põlvkonna rakenduste tugi, ehk näiteks Hadoop ja HDFS failisüsteemi ja kõik võimaliku objektiprotokollide tugi, sama Amazon S3, Swift ja OpenStack, nii edasi, et need on kõik supportitud juba data plane osas ka, et põhimõtteliselt seesama controller ise siis realiseerib ära selle funktsionaalsuse. Edasi on plaanis juba võtta siis juurde 2014, nüüd järgmisel aastal siis ehitada ka sinna blokk ja NAS-i interface'id külge nii edasi, et ta ongi täiesti virtuaalne, kogu software kui selline või kogu storage kui selline on siis defineeritud ära puhtalt softis, nii control kui data plane, et see on okei. Ja lõpetaks siis ühe sellise väikse ettevaatamisega, et igasugune ennustamine on muidugi igast tänamatu tegevus nagu ikka, aga natukene vaadata, et see on tore küll, kontseptsioonid ja asjad, mis me siin rääkisime, aga kus me täna nendega siis oleme. Tema ajaskaalale panna siia juurde. Me alustaks serveri poole pealt, et vaadata serveri virtualiseerimist, ehk et me räägime, eks ole, siis software defined compute, siis räägime nagu üldmõistena, eks ole, software defined compute, et mis seisus me täna oleme, seal kõik on põhimõtteliselt nagu iseenesest tehtud, eks ole, hüperviisorid on olemas, töötavad iga generatsiooniga, nähed lihtsalt suuremaks, nüüd jälle, eks ole, 5 uue versiooni 5x5 välja, eks ole, lihtsalt mälumahud ja vCPU mähud on 2 korda suurenenud, ja see toimub iga aastaga samamoodi, et seal mingid uusi suuri hüppelisi arenguid me ette ei näe, ta mainstream tehnoloogia võib minna julgelt täna toodangusse, ehitada üles keskkond kogu lugu. Vaadata nüüd software defined networkingu pool, siis me oleme selles faasis täna, et ta on just välja tulnud, eks ole, VMware'i toode on just väljas, Cisco ostis ära just ka mitte ammu hiljuti. Hea küsimus, mis selle nimi nüüd jälle oli, need nimesid on nii palju täna, et mul ei jää meelde, kui pärast keegi tahab teada, ma võin vaadata järgi öelda. Ostis ära täpselt samamoodi software defined networking ühe firma ja tehnoloogia, eks ole, mida nad ise planeerivad ehitada. Et see on just välja tulnud, et kui me räägime, et kuskil
mingi 2014, 2015 on kuskil see, kui ütleme reaalselt võiks hakata, me räägime ikkagi tõsisest sellisest enda toodangukeskkonnast, mis on nagu firmas olemas või ettevõttes, eks ole, siis ala, ma ise näeks, et mingi 2014 lõpp 2015 oleks see realistlik ajajärk, kus võiks hakata selliseid asju nagu tõepoolest nagu toodangu mõttes siis ehitama, et meil on software defined networking keskkond, eks ole, ja hiljem mis kuskil juba 2016 edasi on võib-olla enam-vähem see faas, kus ta võiks olla siis mainstreamis, nii nagu serveri virtualiseerimine on täna, eks ole. Storage'i puhul on siis olukord selline, et täna näiteks selline seesama control plane virtualiseerimine on täiesti olemas, EMC-l on toode väljas, on tegelikult pikka aega olnud juba kasutuses, aga ütleme, nüüd on nagu tõesti avalikult väljas. Samas data plane virtualiseerimine, see, et nagu oma commodity riistvara peal või virtuaalse keskkonna peal teha siis storage'id, sellega läheb natukene veel aega. Ja esimesena ilmselt sinna jõuavad kõik võimalikud data service siis või teenused ehk et kõik võimalik replikatsioon näiteks saitide vahel või andmete kaitse näiteks kloonide ja snappide kujul, et see jõuab ilmselt esimesena sinna ja puhtalt siis andmete persistence layer ehk andmete säilitamine, nende liigutamine, töötlemine reaalselt, see jõuab siis ilmselt kuskil 2014, 2015 või kuskil sinna ajajärku me ilmselt näeme. Ja siis põhimõtteliselt nüüd selle kogu software defined data center enda poole pealt vaadatuna, et täna on eks VMware'i poole pealt vCloud Suite ja OpenStack asjad on olemas. vCloud Suite on kahtlemata homogeensem ja kaugele jõudnud oma arengus. Samas on olemas inimesi, kes teevad ka OpenStackiga asju, ütleme siin globaalselt ja need asjad on olemas. Siin on nüüd rohkem küsimus selles, et millist teed minna, et kas minna sellist nende avatud teed või mingi konkreetselt siis vendori põhist strateegiat pidi VMware'iga näiteks. Et see on nagu küsimuse koht, eks ole. Ja edasi on siis siin kõik võimalike liidestamise kohti tulemas, et siin uued tooted, mis liidestatakse kokku automatiseerimise mõtteks ja edasi, et see on nagu kõik ka tulemas edaspidi. Et see oli minu poolt enam-vähem kõik, mis ma planeerisin öelda. Kokkuvõtteks mingi paar punkti siia ma jätan siia peale, et idee oli selles, et ma ei tahtnud võib-olla nii palju rääkida konkreetsest tootest, aga anda nagu aimdus selleks, et täna lihtsalt paljud tehnoloogiad, mis meil olemas on, mida võib-olla tõesti isegi aasta või paar tagasi ei olnud, eks selle sama nagu prosede võimsuse kasv ja flashi tehnoloogia tulek näiteks ja võrgutehnoloogiate areng, eks ole, 10 gigabitised võrgud, eks ole, ja muud sellised arengud on võimaldavad teha asju nagu tunduvalt teistmoodi ja täna me tõepoolest me oleme selles faasis, et paljud nendest üksikutest tehnoloogiatest hakkavad mõjutama kogu arengut nii palju, et meil on võimalik tõepoolest teha näiteks, et võtta mingisugune komponent, mis varem oli puhtalt riistvaraline, eks ole, ja tõsta ta lahku sealt, eks ole, sama virtualiseerimine nüüd võrkude tasemel ja sama virtualiseerimine nüüd storage'i tasemel, et tulevikumaastik näeb ilmselt üsna erinev välja sellest, mis ta täna on ja kuna lihtsalt tehnoloogia võimaldab seda nüüd juba teha, et see oli minu nagu sõnum täna ja teiselt poolt võttes jälle, et meil ei ole nagu ühte ainumast nagu õiget lahendust, et sõltub täpselt millega on tegemist, kas meil on mingisugune, ma ei tea, kas me hakkame ehitama, eks ole, mingit YouTube'i või kas me hakkame ehitama mingit panga keskrakendust või hakkame ehitama mingist arhiivirakendust, et täpselt kõik see valikud sõltuvad ka natuke sellest, et mis nüüd on õige ja mis on võib-olla vähem sobivam, eks ole. Et see on nagu vaade siia juurde. Nii, minu poolt oli see kõik. Tänan väga.